Okei, tervist kõik mu vaatajad ja mina ei tea kuulajad ja kuidas iganes siin öelda. Proovin siis oma esimest mingisugust käkki ühesõnaga kokku keerata ja loodetavasti teile meeldib ka vahelduseks kuulata mu offline contenti. Igatahes ma tahtsin rääkida mingi paarist asjast, tegelikult mingi 100-st, sellepärast et palju on rääkida, eriti kuna ma ei striimi, siis kõigil on jumala palju küsimusi. Ja te olete hämmingus, miks ma ei striimi, mis toimub. Aga täna on kolmapäev. Kolmapäeviti striimi ei toimu. Ja tegelikult on nii, et striim toimub siis esmaspäev, teisipäev, neljapäev, reede ja pühapäev. Ja erandjuhtudel siis ka kolmapäeval ja laupäeval, aga ainult siis, kui nagu fännilehel seda öeldud on. Igatahes, ma ei hakka eriti pikalt mölisema. Ma ei saa mitte midagi aru sellest videotöötlusprogrammist hetkel. Ma lihtsalt näppisin siin, panin mingisugused asjad kokku. Eks ma vaatan ka, kuidas teha mingisuguseid ägedaid, mingisuguseid erilisi nippe, mingisuguseid fade in, fade out, mingisuguseid trikke ühesõnaga. Et ma mõtlesin, ma hakkan tegema vahelduseks siis ka, kuidas öelda, mitte lihtsalt streamist highlighti, vaid panna näiteks kuu lõpus kokku mingi kuu parimad palad või midagi sellist. Ma ei tea, kui paljudele see meeldiks, aga igatahes mul on selline asi plaanis. Siis üks asi, millest ma veel tahtsin rääkida, 100-st, 1000-st, on siis üldse kogu need tulevikuplaanid streamiga. Et ei oleks nii palju küsimusi ja mida iganes veel. Et ma räägin ära, mul on plaanis vähemalt aastani 2016 streamida eesti keeles. Mis peale seda edasi saab, ma ei julge öelda. Ma võib-olla jätkan eesti keeles, võib-olla põgenen eesti keelest. Kuid chati jääb eesti keel lubatuks, kõik võivad rääkida, ma vastan inimestele eesti keeles, mida iganes, lihtsalt primary keel liigub üle inglise keelele. Aga see on ainult võib-olla. Nii et eesti vaatajad väga palju muret ei pea tundma. Enamus on siiski avaldanud nagu positiivset, kuidas öelda, kaja, et ma kindlasti teeksin seda inglise keeles ja sest kõik usuvad, et mul võib olla ka maailmas edu, kuna Eestis on selline edu saatnud, siis miks mitte proovida seda maailmapildis. Siis teine asi on see autovärk nüüd. Ma räägin sellest ka ära. Põhimõtteliselt on nüüd nii, et parimal juhul saan ma siis load reedel ja auto laupäeval. Ja see on parimal juhul, sõbrad, parimal. Mis tähendab siis seda, et see ei pruugi juhtuda, aga see võib juhtuda ja ma väga loodan, et see juhtub. Ja põhimõtteliselt peale seda, kui auto ja load on käes, on vaja ainult aeg kokku leppida, millal teeme tripi. Ja peale seda hakkab ka rohkem striime toimuma, saan hakata lõpuks trennis käima. Ühesõnaga, elu läheb, kuidas öelda, 10 korda paremaks, vähemalt minu jaoks. Mina ei tea, kas teie tahate minult rohkem striimi või mitte. Siis ma räägin sellest Boom Boom uudisest ka siin oma offline YouTube'i katsetuses, et sellega nüüd selline asi, et ma siiamaani ootan põhimõtteliselt ühelt suurfirmalt koostööpakkumist, põhimõtteliselt, mis siis hõlmab räigelt palju asju, seal on igasugu giveaway'd, igasugu crap. Ma ütlen, ma ise ka ei tea ja ma ei hakka suuri sõnu kokku lubama, sellepärast et koostööleping ei ole veel allkirjastatud ega üldse mulle pakkumist tehtud. Aga räägiti, et suured asjad, nii et loodame, et suured asjad. Siis jumala palju küsitakse mul kogu aeg, mis nendest T-särkidest sai. Põhimõtteliselt on T-särkidega niimoodi, et antud hetkel neid ei tule. Ma saaksin teha YouTube seal Twitchis ametliku T-särgi tellimise, kuid see on lihtsalt liiga kallis ja ma ei hakka inimestele sellist rahalist kahju tekitama, sest see on suhteliselt mõttetu. Nii et ootame ära oma enda hea Eesti, kuidas öelda, Eesti toodangu ja natukene kannatage sellega. Et kindlasti nad tulevad, aga mitte veel, nii et rahu, sõbrad, rahu. Siis räägiks veel üleüldiselt striimist, mis mulle väga meeldib viimasel ajal on see, kui ägedad inimesed on nagu reaalselt selles mõttes, et mul on viimased kuu aega, 2-3 kuud, ülimalt äge rahvas striimis nagu.
väga harva ma näen mingisuguseid trolle, mingisuguseid mölakaid, mingid siuksed vendi, kes kirjutavad iga asja peale, sa oled sitt, sa lased nii sitalt, sa ei mängi päev läbi arvutit, sa oled nii pask. Ja ausalt nagu täpselt sellise rahvaga ma tahtsingi ja kujutasingi oma striimi ette mingi 2 aastat tagasi ja lihtsalt lootsin, et siuke asi hakkab juhtuma. Ja jumal tänatud, et see on juhtunud, nagu ma olen nii happy ja mul on üldse üliägedad inimesed igal pool, kus ma oma fänne kohtan, linnas, mida iganes, mingitel LAN-partidel, kokkusaamistel. Kõik on jumala sõbralikud, kõikidega teeme pilte, kõikidega räägin juttu, kui te seda soovite. Te ei pea kartma mind, ma veel räägin, keegi ei pea mind kartma. Ma tean, et ma olen sükene kuri ja mölakas mees, kurja näoga kogu aeg ülbe, aga tegelikult olen mina ka sisimas sükene väike ja tore poiss ja täitsa häbelik lausa vahel. Igatahes, ühesõnaga, ärge kartke, tulge rääkima, mida iganes. Ükskõik on nagu põhimõtteliselt lubatud, välja arvatud see, et hakkate mind näperdama. Tähendab, et poisid siis, tüdrukud võivad nagu, jah, okei. Siis teine asi, ütleks üleüldiselt viimane asi, millest ma täna räägiks, on see kõige suurem, ehk siis teie toetus minu striimile nii subscribe'ide kui donation'ite, kuidas öelda, näol. Ja mis on ülimalt äge, on see, et mul on räigelt subscribereid. Te olete olnud mingi 6 aastat, vabandust, 6 kuud. 6 kuud mu subscriberid niimoodi, et ma pole teiega mitte midagi teinud ja see asi on iga hetk muutumas. Iga hetk. Kannatage natukene veel. Ma luban, et te saate actionit. Te saate mängida 1 nädal CSGO-d omavahel, kus mina castin teie mängu. Ehk kõik on laivis, kõik näevad seda, teie sõbrad, teie vanemad, teie ema, teie isa. Nad saavad olla uhked teie üle ja teie saate ka lõpuks ekraanile. Mina siis castin mängu, kus ma räägin ja mölisen täpselt nagu praegu mingit mõttetut mula, millest anyways te mingi üle poole ei kuula, sest te kerite edasi, otsite paremad palad üles. Siis järgmine nädal põhimõtteliselt, kui 1 nädal on olnud CSGO subscribe'i päev, siis tuleb HXZ1 subscribe'i päev, kus mina mängin 4 subscriberiga korraga HXZ1, mis on veelgi ägedam kui CSGO castimine minu silmis. Me saame ilusasti rääkida mängus, meil ei ole vaja mitte mingisugust mikrofoniprogrammi, sellepärast et H1Z1 on nüüd sisse ehitatud suurepärane mikrofoniprogramm, kui nii võib öelda. Okei, subscriberitest sai räägitud. Võtame ette nüüd selle tõsisema teema, ehk siis donationid. Donationid, mis ma oskan öelda? Annetused eesti keeles, kes ei tea. Ausalt öelda, ma ütlen ausalt, ma ei saa aru, mis viimasel ajal toimub nende rahateemadega. Ma olen teile nagu ülimalt tänulik ja ma loodan, et te mitte kunagi ei pea kahetsema oma otsuseid ja te ei tunne kunagi, et see oli mõttetu. Te ei pea olema ise raskustes sellepärast, et saadate minule raha. Ja ausalt, ma ei oska teile muud öelda, kui suured tänud. Ma lihtsalt, mul vajub suu lahti viimase kuu peale, eriti viimane kuu. Mul on ausalt nagu, mul on kohati süümekad, kui ma magama lähen, siis ma mõtlen, et what the fuck nagu. Et tõesti, thanks teile toetamast kõiki, mida ma teen nagu. Huge respect teile ja ma lihtsalt nagu teadki, et ma teen seda edasi ja kindlasti kaua ja ütleme nii, et nothing can stop me. Ja nüüd see halvem pool donationitest, ehk siis tagasivõtmine. Ma ütlen seda väga lühidalt. Põhimõtteliselt, palun ärge annetage mulle raha, kui te ei tea oma tulevikku, kui teie ema vajab seda raha lambist, kui te saadate ema raha, kui te saadate ükskõik oma raha, mida te tahate anda oma vanematele hoopis, mõtlete, ärge palun annetage raha, kui te võtate selle tagasi. Palun, väga lühidalt öeldud, palun ärge tehke seda tõsiselt, see on minule tüütu, see on kuidagi mingi fake emotsioonide tekitamine ja mulle ei meeldi see asi, ma ütlen ausalt välja. Lihtsalt palun ärge donate'ige, kui te tahate neid rahasid tagasi. Mõelge asjale mingi 1000 korda järgina.
mõelge, kas teil on seda vaja mingi järgmised 6 aega, kuidas te saate söögiga hakkama, kõik siuksed asjad. Ja ongi kõik. Ma ei tea, ma loodan, et teile see video natukene andis infot, te saate seda vaadata, kogu aeg kuulata. Thanks, et viitsisite mind kuulata, see on mu esimene sükene väikene YouTube'i mix, nii et ma ei tea, kohtume homme laivis, neljapäeval, 19:00. Tšau, head tööd, sõbrad, head tööd.